Oleme siin sisustusmessil ning jõudnud sellisesse põnevasse alasse, nagu seda on Decoland. Ja võib-olla siis esindaja ise räägib lähemalt, et mis siis Decoland endast kujutab? Tere! Decoland on nüüd 11 ja natuke aastat Eestisse maale toonud siis erinevat köögitehnikat ja toomegi disaini poolest või funktsionaalsuse poolest endale nii-öelda meeldivaid, mis me olemegi alustanud sellest, et tooteid nii-öelda ise kodus testida ja siis nii-öelda oskame ka klientidele soovitada ja toome ise täiesti erinevatest maailma otsadest alates USA-st kuni Uus-Meremaani erinevat köögitehnikat ja kui nii-öelda detailsemaks minna, või siis ongi USA-st on suured Sub-Zero külmikud ja Wulfi ahjud, mis on sellised industriaalstiilis. Siis Saksamaalt toome erinevaid ahjusid pliite, Itaaliast pliite ja õhupuhastajaid, Norrast toome väga suures valikus veinikülmikuid, mis ka siin viimase ajal on Eestis järjest populaarsemaks läinud, et enam-vähem, ma ei tea, kas kõikidesse, aga väga paljudesse uutesse kodudesse juba võetakse ka mingi erineva suurusega siis veinikülmikuid ja siis kui sinna teisele poole jõuda, et Uus-Meremaalt toome ka sahtel nõudepesumasinaid, sahtel külmikuid ja ka siis nii-öelda suuri külmikuid. Kohe mainisid seda sahtel nagu nõudepesumasinat, et mis on selle eelised nagu siis nii-öelda uksega, tavalise uksega nõudepesumasina ees? Ta ongi selles mõttes ergonoomilisem, et inimene säästab 5 sekundit iga kord, et sa ei pea kõigepealt ust lahti tegema ja siis sahtlid välja tõmbama, vaid teedki nii-öelda sahtli lahti ja siis saadki nõud sinna sisse panna, et on lihtsalt mugavam kasutada ja kui nii-öelda klassikaline nõudepesumasin, see väiksem versioon on selline kitsam, 45 cm lai, siis selle Fisher & Paykel sahtel nõudepesumasinal on ta nagu teistpidi õhem, et saabki ühe sahtliga võtta ja kui on peres seal 1, 2, 3 liiget, et siis piisabki tegelikult ühest sahtlist ja nii-öelda siis teise poole tavalisest nõudepesumasina ruumist saab tavalise kapina ära kasutada, et selles mõttes ta jällegi võtab siis köögis võib-olla vähem ruumi ja saab sinna selle asemel midagi muud teha, et kui ongi väiksemad köögid, siis ei peagi see nõudepesumasin nii suur olema ja saab teha poole väiksema ja selles mõttes jällegi mugavam, ergonoomilisem ja ta on kindlasti enda ja kõikide klientide, kes on nii-öelda ostnud, need on väga rahul ja kui nad siis mingid aastad hiljem on nii-öelda kuskile mujale kolinud, siis nad ka tavaliselt ütlevad, et seda nõudepesumasinat ma kindlasti tahan sama ja muudeks, et siis vaatame nii-öelda, võivad nagu nii-öelda uued asjad ka vaadata. Minu isiklik probleem nende ustega muidugi alati on, et nad nagu lähevad nagu maapinna lähedale ja siis ma alati komistan otsa sinna. Et minu nagu, et mulle vaatasin just, et see sahtel nagu, et toimib palju paremini, et see on palju kõrgemal, see paistab kohe silma ja siis ei tegi liigseid sinikad jalgadele nii-öelda. Jah, et see on ka see, et sa võid ka pool sahtlit lahti võtta ja saadki nagu, mis samamoodi, et panengi mingid ma ei tea, nood kahvlid ja mingi ühe taldrikud asja saadki siin äärde panna, see ei peagi nagu tervet seda ust lahti võtma, sahtlit lahti tõmbama lõpuni, vaid natukene lahti viskad sisse, et on tõesti nagu kasutamisel väga mugav. No sa juba mainisid, et väiksematesse köökidesse sobivad need sahtlid ja miks mitte ka suurematesse on ju, aga ma saan aru, et spetsiaalselt väikestele köökidele mõeldud siin meie selja taga olev tegelikult seadeldis, mis alguses tundus justkui nagu, et siuke häda elustamise aparaat köögis. Jah, see paljud kliendid siin küsivadki, et kas see on mingisugune see nii-öelda südamestimulaator või on need mingisugused kõlarid või mis asjad need on, aga tegelikult see ongi mõeldud jah, väikesesse korterisse või siis ka kontorisse või töökotta, kus ei ole igapäevaselt võib-olla 3 korda päevas vaja nii-öelda praadi teha, vaid tahad vahel toitu soojendada, et siis ongi selline induktsioonpliit, mis käib seina peale ja vajadusel siis, kui sa tahad seda kasutada, tõstad tööpinna peale, teed siin omale söögi valmis ja siis, kui sa oled lõpetanud, tõstad selle seina peale tagasi ja ta nii-öelda säästab seda tööpinna ruumi, et just ongi mingisugused suvekodud, suvilad või ka muud nii-öelda väiksemad elu- või tööruumid, kus see mõttes jällegi ergonoomiline mugav lahendus, et saab vahepeal selle pliidi nii-öelda muul ajal siis nii-öelda seina peale panna.
Suurepärane, ma tegelikult tean, et siin on põnevaid tooteid veelgi. Rääkides nüüd siis suurematest köökidest, siis on esmakordne juhus, kui ma näen nagu sellist lahendust, et mis see endast täpsemalt kujutab? See on nüüd just selles mõttes võib-olla siis selle eelmisele pliidile vastupidiselt suuremas kööki, et kas saarele või ka seinaäärse kapi peale. Et kui inimene just ei taha, et pliit oleks selline kokku pressitud väiksele alale, vaid tal on rohkem ruumi, et siis jällegi ergonoomikale mõeldes, et sa saad selle oma nende pottide ja pannide kõrval ka mingid maitseaineid ja muid lõikelaudasid paigaldada. Et siis on selline lahendus, kus need pliidi induktsioonzoonid on eraldi seisvana ja sa saad ise oma tööpinnal valida nagu selle layout'i või paigutuse, et on alati üks juhtpaneel ja 2 või 3 või 4 siis seda induktsioonzooni, mis on meetriste kaablitega ühendatud ja et sa saadki ise selle tööpinna paigutuse valida ja on siis kas valge klaasiga või musta klaasiga need induktsioonzoonid, et siis vastavalt sellele, mis materjalis tööpind on või mis värvi on, et sinna, mis paremini sobib. Ja lisaks induktsioonile on ka siis sellised integreeritavad gaasipliidid olemas, kus samamoodi tööpinna peale jääb ainult see gaasipõleti ja nupp, aga see pliit ise on tööpinna all, et jälle kui näiteks mingi marmor või kivi tööpind, mis on ilusa mustriga, et siis seda pinda jääks rohkem näha ja see pliiditsoonid oleks nii minimaalsed kui võimalik ja oleks jälle selles mõttes see köök disaini poolest ilus ja samas ka hästi mugav ja ergonoomiline kasutada. Kas selle tasapind, kas see saab nagu integreerida ükskõik millisesse olemasolevasse tasapinda või see tasapind peaks ikkagi tulema koos siis selle pliidiga või nende induktsioonplaatidega? Meie müümegi ainult just köögitehnikat ja selle tööpinna materjali klient saab ise valida ja induktsiooni saab põhimõtteliselt igasse tööpinda paigaldada, et see ei nõua mingisugust kuumakindlust, aga gaasipliidi puhul peab olema siis see tööpinna materjal kuumakindel ja pigem see ongi nagu selle tööpinna tootja või müüja siis annab need, mida ta lubab sinna paigaldada ja samamoodi nende tsoonide minimaalsed vahed näiteks on ka erinevad materjalide puhul on erinevad ja siis saabki kas meiega või selle tööpinna tootjaga konsulteerida, kuidas siis nagu on võimalik see paigutus sinna tööpinna peale teha nendele tsoonidele. Kui me nüüd juba süüa hakkasime tegema, siis vahel juhtub niimoodi, et kodus on näiteks avatud köögid elutubadega koos, et ei tahaks, et igale poole need erinevad toiduaroomid siis laiali läheksid, siis ma saan aru, et teil on ka lahendused selle jaoks välja pakkuda. Jah, et me müüme ka klassikaliseid kappi integreeritavaid või lakke integreeritavaid erinevaid õhupuhastajaid ja need samamoodi tõmbavad väga hästi selle toiduõhu ära. Aga kui ei soovita või ei ole võimalik näiteks lakke õhupuhastajat paigaldada või ongi saare peal lahendus ja tuba on väga kõrge, et siis on ka olemas lahendused, kus pliidi kõrvale või taha saab paigaldada tööpinna sisse õhupuhastaja ja see tõmbab siis selle nii toidulõhnad kui rasva allapoole ära. Ja meil on selles mõttes siin messil näha ja ka tavaolukorras siis salongis, et inimesed, kes võib-olla kahtlevad selle lahenduse toimivuses, et siis nad saavadki ise reaalselt testida ja näha, et jah, et kui see pott või pann on suhteliselt madal, siis ta töötabki täiesti ilusti ka sellise lahendusega, et see aur liigub alla. Et juhul kui nüüd inimene tahab kasutada suuremat potti kui selline, et siis on ka variant see, et ma panen selle sisse. Et see tõmbab natuke kõrgemale, et see lahendus on just selles mõttes efektiivsem, et kui on ka ma tõstan natuke ülesse, et kõrgemalt, et võtab suurema kastruli pealt ka väga hästi selle ära. Kas on siis mõttekas nagu paigaldada mõlemad süsteemid või pigem siis valida üks? Pigem valida ikkagi üks ja sõltuvadki sellest, et kui suur kokaja inimene on, et ja kui ta ise teab, et kui seal on võib-olla elabki 1-2 inimest, kes ei tee mingi 10-liitrise potiga, et siis täiesti piisab ka selline tööpinna sisse integreeritud ja väiksem minimalistlikum toode
mis ka hinna poolest on soodsam ja teine variant, selle saab nüüd nii-öelda sisse lasta siis, kui seda enam ei kasuta. Läheb niimoodi elektriga alla, nagu praegu juures olevat pildilt põhimõtteliselt näha on. Jah, ja siis, kui on suurema potiga rohkem küpsetamist, et siis on mõistlik võtta selline, mis tõuseb tööpinnast natukene rohkem välja ja ta selles mõttes efektiivsus on suurem. Suurepärane, ma saan aru, et lisaks on teil ka nagu veinisõpradele tegelikult lahendused olemas pakkuda, sest tänapäeval ju, nagu kui sa oled ikkagi veininautleja, siis sa ei panegi lihtsalt suvalisse külmkapi või ei võta laua pealt veini ja siis hakka seda tarbima, sest tegelikult on ju mõeldud teatud temperatuurid, mille juures see vein nagu kõige parem on. Jah, veini külmikute valik on järjest suurenenud ja samamoodi nende just nagu ma ütlesin ka, et integreerimine ja paigaldamine köökidesse, et kõige väiksem veinikülmik on meil ainult 15 cm lai, kuhu mahubki ühte ritta 7 pudelit ja siis juba edasi 30 cm lai, 38, 60 ja siis juba saab kõrgusesse minna. Ja osadel on siis ainult üks temperatuuritsoon ja kui on inimene, kes tahab nii valget kui punast eraldi temperatuuril säilitada, et siis saab valida külmiku, kus ongi 2 temperatuuritsooni ja saab eraldi siis reguleerida alates 5 kraadist. Mul on hea meel, et sellised lahendused on teil kõik saadaval, sest ma arvan, et igaüks, kes nagu austab seda jooki, mida ta joob, kes ei taha lihtsalt ennast maani täis juua, siis ma arvan, hindab väga seda, et on õigel temperatuuril asjad. Jah, et õigel temperatuuril peab igal juhul asi olema, ükskõik mitu pudelit sa ühe õhtu jooksul ära tarbid, et nii on. Aga suur aitäh, igal juhul, kui olete otsimas uut köögimööblit või täiendamas oma kollektsiooni nii-öelda köögis, siis Decoland kindlasti ootab teid, siin on pakkuda igale suurusele midagi ja olete oodatud, kus teid muidugi leida võib kõige enam ülesse? Decolandi salong asub Tallinnas Pärnu maantee ääres, Eesti Lotto maja esimesel korrusel, ametlik aadress on Halli Vanamehe 4. Olete siis kõik oodatud?